vaata, nii käib asi, et müüd eestlastele maja, aga ise nad ei saanud kohale tulla ja siis anti võtmed mulle. Nüüd me peame minema majja, vaatame maja üle. Vaata, kui palju võtmeid. Lähme otsime, millised on need õiged võtmed. Me ikkagi lõppkokkuvõttes otsustasime, et meie ei maksa 60 eurot kuus. 60 eurot kuus basseinimehele, vaid meie teeme seda ise. Sellepärast, et minul on kodus spetsialist, kes oskab seda kõike teha. Ja eile me läksime korraliku basseinipoodi. Ostsime kõik, mis vaja. Varred, harjad, torud, keemia, mis siia käib. Tegime ühe selle väljamineku, kogu see komplekt maksis meil siis 163 eurot, aga ütleme nii, et pool nendest on siis hind on vahendid, mida jagub ühte vist aastaks ja teist, ma ei tea, pooleks aastaks. PH-st oleneb see, et kui palju suve läheb vajada. Jah, aga seal on 24 või 5 või palju seal neid tablette oli, et kuule, ja sina ei joo seda vett, sellepärast, et siin on kloor sees juba. Tšurro, sul on oma veekauss. Ühesõnaga, me tegime sellise otsuse, basseinimeest ka teavitasime, ega ta väga rõõmus polnud, sest tal jääb ju raha saamata, aga meie hoiame aastas kokku 720 eurot. Me arvutame pika perspektiivi peale ja meil tuleb ikka palju soodsam. Ja bassein on kindlasti ka 100 korda puhtam. Jah, on küll. Juba praegu on väga ilus. Ei ole palju. On küll, juba on täitsa ilus. Aga külm on, veel vett ei taha minna. Natuke peab ootama. Aprillis äkki. On lauluaeg. La 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 la. La 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 Me iga õhtu laulame niimoodi. Tšurro laulis enne 5 korda järjest. Ta vist on oma hääle ära laulnud. Tšurro, kas sa laulsid, jah? Esmalt ta püüab mul vaigistada niimoodi. Joo, väga ilus laul oli. Joo, väga ilus laul oli. Kas sa tahad veel laulda? Kas sa tahad veel proovida? Ei tule enam, okei. Homme jälle laulame. Tulime meie siis õhtusele jalutuskäigule kampasaali. Siin on mingi jõusaal ja siin saab jalgpalli mängida ja seal on grillimisalad. Ja siis me mõtlesime ka, et prooviks siis mingit trenažööre ja siis üks leidis endale täpselt talle sobiva. Olen sporti teen. Kuule, väike ülpa kõrvale ja jalad ainult käivad on ju ja kalorid muidku lähevad. Ma pole siukseid asju enne näinud. On ka raske? Tassi kerge on. On või? Jaa. Tahtsid toast välja tulla jalutada, nii et tule istu ka ja vänta nüüd. Oota. Ma proovin ka. Oota, aia. Nojah. Tšurro, oota natuke, me teeme trenni. Appi, see on nii totakas. Ja siin ma saan näidata kreibipuud. Vaadake, kui suured kreibid siin on. Kui mõnus. Nii ilusad.
Need on hästi magusad. Nuusuta seda. Tulime siis Porto Mazaroni. Seep on see, seda ei saa süüa. No, segad mind, ma tahan ju jutustada inimestega. Ma kogu aeg segan. Jah, segad kogu aeg. Tulime Porto Mazaroni, meil siin üks tegelane tahab jäätis süüa, siis ma pidin lihtsalt oma tagumiku tiiva peal püsti ajama ja lõpetama oma igasuguse laisklemise ja autos istuma. Vaata, näitan ka, mis ma üssime laadan. Siin on röstitud kõrvitsaseemned ja karamellimandled. Üks pott, see oli 3 euri, see oli 3,50. Õudselt teada olid. Aga see seep mulle küll ei meeldi, see on nagu, see on nii intensiivne. Ma viskan selle ära. Aga kus ma viskan? Prügikasti. Prügikast tuleb kuskilt. Sealt tuleb. Mõtlesime, et teeme väikse kokteili ja selleks, et kokteili midagi värsket panna, läks keegi apelsiniipuu juurde. Need on sellised natuke apukamad, et siis on nagu sidruni eest. Paneme kokteili sisse, puu otsast apelsini. Oma kodu apelsinid. Teeme väikse mõnna kokteili. No nii. Mis sa teed seal? Sa peitsid kondi sinna, jah? No jah, muidugi. Tšurra paneb iga õhtul kondi voodisse, et hommikul oleks midagi närida. Tema närimiskondi. Sa peitsid ära sinna, jah? Okei, teeme nii, et ma ei näinud. Aga kui ma näen tavaliselt, siis ta peab uuesti peitma. Jah, nii ongi. Ma pean ära minema, ma ei tohi vaadata, kuhu ta peidab selle. Keset voodit peidad või? Niimoodi. Nojah. Äkki õnnestub. Ei sega siis. Meie tahtsime veel kõiki oma YouTube'i laivi vaatajaid tänada, teid oli nii palju, lõpuks me vaatasime, et meid otse vaatas 119 inimest ja täna on juba vaadanud meid üle 400 inimese järgi siis meie laivi. Aitäh kõigile nende ägedate küsimuste eest ja me kindlasti teeme seda laivi veel, aga me mõtlesime, et teeks seda siis, kui meil on 1000 jälgijat täis. Et see võtab nüüd natuke aega,
aga siis on jälle midagi uut teile jagada. Ja kõikidele meie vaatajatele super aitäh, et meid ikka jälgite. Ja täna me oleme tulnud siis kliendi kohtumisele. Me rentisime välja ühe korteri, sest meil on nüüd ostukliendid saabunud ja homsest hakkame siis tegelema aktiivselt maja müügiga. Ja me peame nüüd minema, sest see tegelane ei lase rohkem rääkida. Tšau! Tere hommikust kõigile! Meil on täna pilvine ilm, aga no pole sellest hullu midagi. Nüüd juhtub siuke lugu, et mina lähen üksi klientidega Orjuhela Kostasse, sellepärast, et meil on vaja nendele üks vägev maja maha müüa. Ja meil on plaanis vaadata täna 7 maja. Viimased broneerisime veel eile vaatamiseks, aga kunagi ei tea, kas eile õhtul juba midagi ära müüdi või mitte, nii et meid ootab ees üllatus. Aga seal valikutes oli päris head kraami, nii et teeme siis nii, et ma tulen õhtul tagasi ja me oleme leidnud klientidele uue kodu. Ja loodame, et päike ka välja tuleb, sest alati, kui on majade vaatamise päevad, siis võiks olla päike väljas, sest klientidele väga meeldiks näha, mis pidi päike nende maja suunas siis liigub. See on ju see põhiteema, see päike meil. Ja siis poisid jäävad mul täna 2 koju. Poistepäev. Poistepäev. Ma panin pika nimekirja kaasa, mis siis poest vaja tuua ja vaatame siis, mis õhtusöögiks valmistataks. Mis menüüs on? Seda näitab külmad alles. Ja, aga tundub, et päike tuleb välja ja tuleb väga tore päev, nii et ma mõtlesin, et ma näitan teile siis ka järgnevates klippides mõnda maja, mida me vaatamas käime, et võib-olla pakub ka kellelegi teisele huvi, et mis seal Costa Blanca piirkonnas pakutakse. Täna on tore päev. Me müüsime oma esimese maja Costa Galiidal. On põhjust tähistamiseks, aga mehel on ka üks uudis, mis täna toimus. Nii. Oota, mis hommikul tegelikult toimus? Hommikul käisin oma peokohas vaatamas asju ja tehnikat, kokkulepped asju. Aga... Oota, ja siis oli kõik hästi või? Ja väga hästi läks kõik. Kõik kokkulepped on jõus ja kõik läheb 18. aprill algus, jah? Nii, edasi. Ja siis kui ma prügi ära viisin, siis ma leidsin toru. See on siis pelletimasina jaoks, et tolmuväe, ehk siis seda tolmu kätte saada, sealt ilusti ära põlenud tolmu. Ja leidsin toru. No jah, sobis täpselt, jah? Ja, natukene teipi ja kõik töötab. Ja happy, jah? Lõikud. Vaata, mis see laps meil seal vasakul pool teeb. Ma seda ei hakka näitama. Ette näita? Ei näita. Tubli churro! Tutvustame siis ka meie beebi sipsikute seikluste vaatajatele. Tema on meie 2-kuune churro natuke peale.
tema on mini Yorki ehk siis see teacup Yorki ja ta on meil siis nüüd 3. päev ja selline vahva tegelane. See on nagu vahva tegelane ja nüüd ta on meie siblikute seikluste peategelane. On nii vä? Siuke vahva. Ta on isane ja ega ta väga suuremaks ei kasvagi kui võib-olla äkki poole võrra, aga eks me siis näeme. On ju? Aga ise ta arvab, et ta on lõvi. Aga tegelikult on nii nunnu. Pisu, 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 pisu. Pisu, 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 pisu. Pisu, pisu, pisu. Me harjutame, et ei pissi kohe tuppa. Ikka õue pissi. Nii, eelmises klipis te nägite, kuidas ma ütlesin, ega ta suuremaks ei kasva. Kas on kasvanud või? See on see teacup Yorki meil. Noh, ütleme, et see on see Hispaania tüss, on ju. Aga meile ta on ikka nii nunnu. On ju väike paapoiss. Natuke on suurem. Väga palju ei ole, on ju. Ainult mingi 5 korda suurem kui teacup Yorki. Teacup Yorki peaks taskusse mahtuma, aga noh, see päris taskusse ei mahu. Oled nunnu pall ikka edasi meil või? No nii, meil on lõpuks päike välja tulnud. Meil on vist 3 nädalat siin vihma sadanud ja lihtsalt päriselt ka nagu aitab küll. Nüüd on soe, päike paistab ja päiksega on hea näidata ka meie külaliste korterit nii-öelda. Terrass vajab veel tegemist, siia tuleb tuua lauad ja toolid ja asjad. Aga selline pesa ta siis sai. Et siuke normaalne meie arust. Panin siia klaasikesi ja vannitoad on valmis ja et selle korteriga, noh, külaliskorteriga siis meie majas on siis selline lugu, et kuna me rääkisime enda laivis, et meilt küsiti, et kuna välja rentima hakata, et siis noh, tegelikult sellega on nii, et me ei tohi seda ametlikult välja rentida ja me mõtlesime, et tegin ka täna Facebooki postituse, et kui meie sõprade seas on keegi, kes tahaks seda rentida, siis meil on veel vabu kuupäevi. Aprill on juba ära pukitud, aga kui kellelgi on huvi meie sõprade seast, siis palun võtke meiega ühendust ja saame leida lahenduse. Nii et siin on väga mõnne olla ja siis meil ongi hea võimalus jätta oma koerabeebi meie külalistega, sellepärast, et meil on vaja tööd teha ja igale poole teda kaasa võtta ei saa. Nii et see käib komboga kaasas, kellele huvi pakub. Täna lähme notarisse. Muusika on liiga kõvasti. Ei ole ju. Ma tulen nüüd tagasi, poseeri kenasti. Ma ei taha poseerida. No räägi siis. Tere hommikust. Meil on täna tööhommik, 20. märts. Me käisime üleeile kliendile näitamas 7 maja Orju Heelakostas. Ja siis eile tehti sissemakse, täna lähme notarisse. Ehk siis me tegime videos ka,
et me müüme maju ja kes tahab meie poole pöörduda, saab abi ja nii kiiresti käibki. Et täna vaatame, võib ka samal päeval notari saada, aga meil lihtsalt läks kella 6-ni ja siis me tegime eile sissemakse ja täna on notari siis 3 päeva. Ja nüüd teeme juristile volituse. Kliendid sõidavad homme Eestisse tagasi ja umbes 2 kuu pärast tulevad, saavad majavõtmed. Ja mul emo juba kirjutab ka hommikul. Ja siis on niimoodi, et ma sain natuke filmida neid kohti, kus me käisime ja siis me rääkisime täna hommikul, mina rääkisin nendest märkidest. Ja siis on nii huvitav, et sa vaatad 7 maja ja täpselt vaatamise ajal ma filmisin selle maja ümber, kus kliendid ostsid nagu. Huvitav, on. Aga meil on tund aega sõitu, lähme võtame kliendid peale. 10:30 on notar. Siuke poole tunniga saab hakkama. Ja siis on esimene müük tehtud siin. Keegi küsis, et mis me peale tööd teeme vabal ajal. Me ei teegi väga midagi, chillime, aga üks küll teeb. Puhastab basseini. Kõik võimalikud momendid, mis üldsegi vabad on. Puhastab basseini või? Jah. Meie arvan, et siin külas on meie majas kõige puhtam bassein üldse. Meil on nüüd ju vahendid ja me saame neid ise puhastada. Näitan ka, mis Tšurro teeb, kui me temaga ei tegele. Tšurro arvab tegelikult, et temaga peab kogu aeg tegelema, aga kogu aeg ei jõua. Kohe peab ise ka tegelema endaga. Tšurro, kus sa oled? Tšurro! No võt, kadunud. Ja mõtlesin, ma näitan, et eile ma leidsin ta siit oranži ääre pealt. Ja ma ausalt ei kujuta ette ka, mismoodi ta siia sai. See on ikka päris kõrge. Mu ainuke variant oli see, et ta ronis trepi peale ja hüppas sinna, aga võib-olla ta tuli kuskilt siit. Ma isegi ei tea, kuidas ta siia oleks saanud. See on ikka müstiline. Kus sa olid, Tšurro? Ma otsisin sind. Kus sa olid? Jah, meie tegime täna tööd. Tegime notaris kliendimaja lepingu ära ja nüüd läheb Q2, et siis võtmed kätte saada ja saavad siis uued eestlased jälle tulla. Mis sa teed? See ei kõik video peale. Tšurro, see ei ole pissikoht ju. Kui sa pissisid või? Kuule, aga mis meil suvel saab, kui sa siia pissid? Me peame hakkama seda voolikuga pesema kogu aeg. See läheb ju niimoodi haisema. See on oma pissikoht. Tšurro käib muidu seal, mulla peal. Nüüd tegi siis siin niimoodi ilusti kaamera ees näitas, mis ta oskab vist. Tšurro on mõnna või? Päike paistab ja on soe, on ja? Ja siis nüüd me siin lihtsalt veedame mõnusasti päikse käes õhtut.